Head õpilased ja austatud külalised, austatud kaitseminister Hannes Hanso, austatud Kaitseliidu ülem Meelis Kiili, austatud Riigikogu liikmed, organisatsioonide, ametite juhid, kallid õpilased. Täna oleme kogunenud siia aulasse selleks, et esmakordselt Eesti Vabariigis alustada ja avada gümnaasiumi tasemel küberkaitse õppimise suund. Olen küll suht vana ja väärikas koolijuht, aga niivõrd prestiižset ja tähtsat seltskonda nähes ausalt öeldes ka minu põlv täna natukene väriseb. Aga et sellest värinast üle saada, teeb avaesituse meie kooli au ja uhkus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi puhkpilli orkester. Hoidke nüüd alt! Austatud külalised ja head õpilased, lubage mul nüüd väga lühikese aja jooksul teha väga väike ülevaade sellest, kuidas me selle küberkaitse suunani jõudsime. Selle aasta jaanuaris pöördus meie poole Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik Mati Kuusvere ja tegi ettepaneku alustada koostööd. Me arutlesime alguses mõne üksiku huviringi üle, kas see võiks olla sidering, võiks olla robootikaring või laskmisring, kuid nende arutluste käigus jõudsime nii kaugele, et saime arusaamisele, et Põltsamaa Ühisgümnaasiumis tegelikult võiks samuti õpetada riigikaitset. Ärge küsige minu käest kui koolijuhi käest, miks me seda siiamaani teinud ei ole. Ma ei tea, sest tegelikult on ju Gruusia näide väga heaks äratuseks olnud ja Ukraina näide samamoodi.
Pärast seda, kui õppejuhataja Tiia Mikson oli käinud Tallinnas koolitusel NATO Eesti ühingu korraldamisel ja leppinud kokku Krista Mulenukiga selles osas, et nemad on üheks pooleks, kes aitavad meid ilmtingimata sellel küberkaitse suuna arendamisel. 8. juunil saime kokku Tallinnas Hannes Rummi eestvedamisel Euroopa majas ja siis oli kokku kutsutud praktiliselt seesama ring, kes täna siin koostöölepingule alla kirjutavad. Kuigi, pean mainima, koolile soovitati Tallinnas ainult seda, et jätkake IT-õpinguid, ärge trügige küberkaitse poole peale. Kuid meie õppejuhatajaga olime otsustanud, et me teeme selle ära. Meil oli välja kuulutatud see suund, meil olid olemas isegi õpilased, mida meil ei olnud ainekava. Siinkohal ma pean kiitma kõiki Kaitseliidu nii küberkaitseosakonna pealikud Andrus Padarit kui Kaitseliidu Jõgeva laeva pealikud ja ka Eesti NATO ühingut, et suvel istusime siinsamas selles koolimajas, kuumas koolimajas 3-4 korral koos ja selle tulemusena 1. septembril 2015 alustas küberkaitse suuna õpinguid 18 noort ja olemas oli ka ainekava. Andrus Padar on väga kenasti võtnud kokku slaidi programmis selle küberkaitse suuna olemuse ja tuleviku. Ma kasutan seda, seal peal on väike podcast. Küberruum on lihtsalt üks ruum, aga nii nagu ka küberkaitse ühel konverentsil Tallinnas paar nädalat tagasi mainiti, see on võrgustik, aga seal võrgustikus töötavad inimesed. Meie ambitsiooniks on, et üha rohkem õpilasi õpiks IKT valdkonda ja nad teeksid oma elukutse ja ametivalikud vastavas suunas. Ja miks mitte arendada läbi sellega innovatsiooni ja teadusprojekte. Siin on ülesanded, millega õpilased peaksid siis selle õpetusega hakkama saama ja mis on selle õpetuse eesmärgiks. Olla lojaalne Eesti kodanik, teada, kuidas infotehnoloogia toimib kui valdkond, käituda ise turvaliselt ja õigesti ja ühel hetkel olla ka küberkaitsja, ehk siis õpetada ka teistele, olgu see siis töökeskkonnas või Kaitseliidus, armees, kuidas turvaliselt käituda ja kuidas kaitsta ka teisi kübervaldkonnas. Nüüd ma pean Janele hea, aitäh! Edasi, jah. Täna on meil hästi palju tehnilisi asju, ma loodan väga, et tehnika meid alt ei vea. Ja riigikaitseõpetuse osa, küberkaitse. Me andsime Kaitseliidule ette mahu 140 tundi ja 4 kursust. See sisaldab siis infoühiskonda, infotehnoloogia ja turvalise võrgunduse aluseid, digiturvalisust ja krüptograafiat ja mehhatroonikat. Põltsamaa Ühisgümnaasium ei alustanud tühjast kohalt. Meil on olemas koostööleping Tartu Kutsehariduskeskusega ja me anname IT-süsteemide spetsialisti eelkutsetunnistuse. Me oleme arendanud siin tehnilist joonestamist, 3D printimist, meil on robootika, meil on programmeerimine. See küberkaitse suund tegelikult on jätkuks nendele eelnevatele. Ja siit te näete nüüd natukene spetsiifilisemad slaide küberkaitse valikainena Põltsamaal, mis tehnikaring meie õpilasi õpetab ja tegelikult tulevane amet võiks seostada siis sellega, et terve elu teed seda, mis sulle meeldib. IT-mehed ja
spetsialistid. Tihti põhitõed, pisikesed, huvitavad, väiksed häkid ja võiks sellest saada küberturbe ekspert, koolitaja või ettevõtja. Räägime droonidest. Kes eelmisel nädalal vaatas Eesti Televisiooni, siis Soome Post tahab alustada järgmisel aastal postipakkide vedamist droonidega. Eesti mehed on leiutanud maapealse drooni. See ei ole ainult küberkaitse teema. See arvatavasti on väga suur majandusliku tulevikuga suund. Nii et nendel noormeestel ei ole ainult mitte Kaitseliidus tööd ja võimalik teha, vaid ka täiesti majandusharuna eraldi. Ja õpitulemid oleksid siin. Jätkata kutseharidussüsteemis või kõrgkoolis ja ma loodan, et meie õpilastel on eelised selles IKT valdkonnas, kui nad nii süvitsi on sellega läinud. Ja 2 pilti ka, mida need õpilased juba on teinud ja kus käinud. Pilt NATO küberkaitsekeskuse ees, kuhu muide lihtsurelikke väga enam ei lastagi. Ja tuttav pilt siin juba välilaagrist. Nii, see oli lühikene kokkuvõte sellest ja nüüd on mul au välja kuulutada küberkaitse suuna koostöölepingu allakirjutamine. Kuna tehnika on väga keeruline, siis mina allkirjastasin selle lepingu täna hommikul, et see digikeskkonda siia kenasti üles panna. Aga ma kutsun nüüd ühe kaupa siia laua taha meie kõige suuremad koostööpartnerid, kes tegelikult on otseselt aidanud kaasa sellele, et see ainekava ja küberkaitse suund tänaseks päevaks on välja töötatud ja toimib. Krista Mulemak, ole hea. Eesti NATO ühingu esimees. Andrus Padar, Kaitseliidu küberkaitseüksuse pealik. Mati Kuusvere, Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik. Taimar Peterkop, Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor. Rein Põdra, Kommunikatsiooni- ja infoturbe uurimis- ja arenduskeskus. Ja ka minul on au olla selles viimases nimekirjas, kui minu poolt on juba allkirjastatud. On siis võimalik allkirjastada see koostööleping nii ID-kaardiga kui ka telefoni ID-ga. Väike võistlus ka kiiruse peale. Ja need allkirjad peaksid tekkima järjest sinna ilusti juurde. Aga istuge kohal, kui te olete ära allkirjast.
Mulle minu kooli aula meeldib, siin olen kõige suurem ülemus mina. Huvitav see, et Kaitseliidu meeste digiallkirja tahe keskvalt vastu võtta. Sageli ma olen kuulnud öeldavat just IT-meeste endi poolt, et kõige kindlam asi siin maailmas, arvuti valdkonnas, pidi olema paber. Nii, seni kuni me täpsustame neid tehnilisi asju siin, siis enne kui te kõik siit koha peale lähete, on mul üle anda kooli tänukirjad. Täname teid abi eest Põltsamaa Ühisgümnaasiumi küberkaitse õppesuuna käivitamisel. Ja te võite öelda omalt poolt ka mõne sõna, kui te tunnete, et te peate seda vajalikuks. Kõige suuremad tänud Eesti NATO ühingu esinaisele Krista Olenuk. Mul on hea meel teid tervitada Eesti NATO ühingu nimel ja soovida selle põneva päeva puhul kõigile jõudu. Aga nagu te kuulsite, teekond tänase päevani ei olnud kerge ja alati on ka kahtlejaid erinevate projektide algatustel. Aga mina tahan igal juhul tänada Tiia Miksovi, kes olenemata ka mõningatest vastulöökidest endiselt sihikindlalt edasi tegutses ja ei andnud alla, sest aega oli vähe. Juunikuus saime esimest korda kokku, aga septembriks pidi olema juba ainekava valmis.
nagu ütleb üks vahva ütlus, et per aspera ad astra, läbi raskuste tähtede poole. Ja küll me jõuame sinna tähtede poole ka, et algus on tehtud ja kõik eeldused küberkaitse õppesuuna edukaks elluviimiseks on tänaseks loodud. Aitäh, Tiia, kus sa oled? Aplaus Tiiale! Kõltsmaa Ühisgümnaasium tänab, ma ütleksin, põhimõtteliselt selle ainekava väljatöötamise eest kõige suuremat vaeva näinud meest. Kaitseliidu küberkaitseüksuse pealik Andrus Padar. Tervist, lugupeetud ametikandjad, õpetajad, õpilased. Ja meil on olla siin ja veenduda koos ja näidata läbi tegud, et me oleme jälle kuhugi edasi jõudnud. Meie üksuse deviisiks on küberkaitseüksus Eesti e-eluviisi kaitseks. Ja see kõrgtehnoloogia eluviis, mille eest me seisame, on meil saanud küllaltki lahutamata osaks. Et te saaks seda elu elada, vajame teenuseid, me vajame süsteemi. Aga omakorda nendel süsteemidel on mitmed olulised osad, üheks nendeks on inimene. Nii see, kes neid kasutab, kui see, kes siis nendest hoolt kannab. Ja nagu täna näha oli, hea, kui need on mitu. Kui mobiil-ID vedas alt, siis kaardiga kirjastamine siiski õnnestus. Küllap leiame selle kunagi kuskil üles ka, milles siis häda oli. Kaitseliidu tegemised on alati sündinud vaba tahte, initsiatiivi ja kindlasti usu toel. Kui me ei oleks uskunud seda, mida me korda püüame saada, ega me siis seda tehtud ei saa ka. Ja kui me oleks jäänud ootama käsku ülevalt Kaitseliidus, siis nii mõnigi hea asi oleks jäänud olemata. Täna oleme gümnaasiumis. Ja me näitasime teile sinna peale oma ühiseid ambitsioone, mida siis selles vahvas töögrupis kokku panime. Ja kuigi gümnaasiumi lõpetana ilmselt ei ole veel saavutanud täitvõim, kogu tarkust, siiski me oleme hästi oma tööd teinud ja oleme õnnelikud, kui selle kooli lõpetajad teavad, mida nad edasi õppida tahavad. Ja kindlasti me ootame paljusid teid ka riigikaitsesektorisse, et oma igapäeva töö kõrvalt aitate muuta tugevamaks ja turvalisemaks ka Kaitseväe ja Kaitseliidu süsteemi. Aitäh! Mees, kelle ilmumine koolimajja oli justkui Jumala enda tahe. Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik Mati Kuusvere. Siinkohal jääb mul ainult lisada, et Jumala teed on ette aimamatud ja üks asi on kindel, julged võidavad. Siinkohal tahame tänada ühte ametit, ühte peadirektorit, aga tegelikult tema ühte väga väärt alluvat, nii et mõlemad saavad tänukirjad. Aitäh, Riigi Infosüsteemi Amet ja peadirektor! Jah, et minul on väga tore siin olla, sest Priit on teinud kogu töö ära ja ma saan tulla ja õitseda teie ees. Aga paar sõna siiski ka, et enamus teist on õpilased, kes on alles ellu astumas ja kes veel ei kasuta, ei suhtle riigiga nii palju. Saate täisealiseks ja hakkate üha rohkem suhtlema. Siis te näete ja te avastate, et riigiga polegi väga palju füüsiliselt vaja kokku puutuda. Kui olete oma ID-kaardi kätte saanud, siis on põhiliselt abielu lahutamine, kinnisvara soetamine, see, kui tuleb isiklikult kohale minna, kõik ülejäänud on võimalik üle interneti teha. Abielu ja lahutamine ja kinnisvara soetamine tõenäoliselt lähiaastate kõiki vähemalt ei puuduta.
lähete välismaale, näete seal milline bürokraatia, kuidas tuleb istuda kontorites tüütute bürokraatidega, suhelda, tülpinud inimestega, tunde kulutada. Et see, kuidas Eesti riik on üles ehitatud, see, mida Eesti riik oma kodanikule pakub, see on täiesti ainulaadne maailmas. Ja et seda e-riiki meil, et seda hoida, siis tuleb seda ka kaitsta. Ei piisa ainult sellest, et me arendame uusi teenuseid, kasutame IT-d võimalikult hästi selle, et inimesed saaksid kasutada, selle jaoks tuleb seda kaitsta, tuleb kaitsta igasugune kriminaalide eest ja arvestades seda geograafilist asukohta, kus me elame, tuleb paraku kaitsta ka ühe meie naabri eest. Ja seetõttu on kuldaväärt algatus teie poolt selline õppesuund teha. See on raske, nagu me kuulsime, juba on olnud raske selle loomine. Teerajaja ongi olla raske, see on esimene kord, kui sellist asja tehakse. Mistõttu veel kord tunnustused julguse eest, et olete sellele rajale asunud. Riigi Infosüsteemi Amet. Nii palju, kui me suudame oma põhitöö kõrval, milleks on siis nende kesksete infosüsteemide haldus ja küberkaitse, Eesti riigi küberkaitse koordineerimine. Selle kõrval me toetame ja aitame teid ja harime teid, sest teie päralt on tulevik. Küberruumis inimene on võime, see, mis on teie peas, see aitab meil luua uusi teenuseid ja kaitsta riiki, see sõltub teist. Nii et olge tublid nendes õpingutes ja ükstaspuha kas erasektoris või riigisektoris panustage hiljem meie ühiskonna ja riigi toimimisse. Ja annaks siis tänukirja mehele, kes tegi sisulise töö ära Riigi Infosüsteemi Ameti poolt, Priit Roosimägi. Jah, aitäh. See tuli mulle küll täitsa üllatusena, et ma ka sellise asja sain. Ma tahtsin teile lihtsalt öelda, et minu jaoks on see olnud väga huvitav ja uus kogemus sellist koostööd teha ühe gümnaasiumiga ja ma pean ütlema täiesti siiralt, et teil on väga vedanud teie direktori ja õppejuhatajaga, kes tõesti näevad vaeva, et selliseid uusi huvitavaid teemasid õppekava võtta ja on tõesti kogu aeg selle nimel tegutsenud, et see tõesti teoks saaks. Selleks, et ühe laua taha saada nii palju erinevaid osapooli ja seda tõesti eeldavalt kõik ära teha, see on paras tegemine ja nad on sellega väga hästi hakkama saanud, nii et teil on täiesti õigus olla uhke oma kooli üle. Aitäh! Ma ei tea, kas see on märgilise tähendusega või mitte, aga 2 aastat tagasi oli selline juhus, kus meie kooli noormees läbi mobiili lihtsalt ummistas teie kodulehe ära ja jooksutas kinni. Nii et sellepärast 2 tänukirja teile, olge edaspidi tublid. Ja viimane tänukiri koostööpartnerile, kes samuti missioonitundest oma aega raisates ja kõik oma teadmised meie kasuks tööle pani suvel kommunikatsiooni ja infoturbe uurimis- ja arenduskeskuse juht Rein Põdra. Aitäh ka minu poolt. Ei hakka siin pikka juttu rääkima, kõik on juba räägitud. Ja täna tuleb veel üks allkirjastamine, ühiste kavatsuste protokoll. Me leppisime kokku alguses, et need, kes on aidanud välja töötada seda ainekava ja olnud konkreetselt juures, need saavad koostöölepingule alla kirjutada, kuid on ka palju neid, kes tahavad jätkata meie toetamist ja aitamist, kuigi ka koostöölepingu partnerite hulgas on need, kes hirmsasti tahtsid ka heade kavatsuste protokollile siin alla kirjutada. Ja
Meelis Kiili, Kaitseliidu ülem. Mihkel Tikk, Kaitseministeeriumi küberpoliitika osakonna juhataja. Ja Maia Ots, Põltsamaa linnapea. Rein Põdra, ole hea, tule uuesti tagasi. Ja Krista Mulenok, samuti. Ja minu allkiri on ka all. Kui teie asuvad praegu teid näeks, kui tõsiste pilkudega teie arvuti ekraani uurite.
kaitseprobleemidega tegeleme edasi, aga ma tean, et sõna soovib Kaitseliidu ülem Meelis Kiili. Ole hea. Härra minister, lugupeetud direktor ja koolipere, te olete teinud õige valiku. Täna olete te just alustanud väga tõsist ja tähelepanuväärset riigikaitset. See ei ole riigikaitse, ei ole lihtsalt see, kui pannakse laigline vorm selga, võetakse relv kätte. Ei ole. Riiki kaitstakse läbi targa oskusliku õppimise. See, mida te teete? Te olete valinud tulevikku. Pidage meeles, et nii nagu Andrus siin ütles, e-eluviisi kaitseks. E-eluviis annab teile võimalusi, aga ta omab ka riske. Kasutage siis neid võimalusi ja vähendage riske. Ja olge head, targad, enesekindlad Eesti riigi kodanikud. Aitäh! Ja palun, Mihkel Tikk. Tervist on minu poolt. Mihkel Tikk, siis Mihkel Tiks, kes oli kunagi väga korvpallur. Aga hästi lühidalt, et ma olen paar soovitust. Esimene soovitus on kõikidele, kes siin laua taga istusid, vahetada ära mobiilkoodid, sellepärast et kaamerad filmisid kõike seda. Ja teine soovitus on see, et tõsiselt õppige seda. Me räägime ikkagi majandusarust, mis on ulatud miljarditesse. Ma loodan, et kui ma järgmine kord kohtun üles teise formaadis olgu see siis ajateenistus, kus on kübermehed ja ka kübernaised, ainult siis IT-mehed, on ka IT-naised, kes on väga tublid. Nii et ma loodan teid seal näha ja loodan teid Kaitseliidu üksuste ridades näha ja kindlasti ka ülikoolis sellest valdkonnast, et ma tahaks seda statistikat tulevikus näha. Nii et te olete pioneerid, te peate selle ära tegema. Tõestage, et see on asjalik asi. Aitäh! Jah, ma pean Mihkli ees veel kord vabandama. Mina vana spordimehena on lihtsalt selline refleks. Kui on Mihkel, siis on Tiks. Vabandust veel kord. Aga siinkohal ma tahan ka omalt poolt tänada ühte inimest, kes algatas selle idee, tuli minu juurde, me rääkisime läbi, on seda ideed arendanud, vedanud, väga palju meile saatnud, tegi ka esialgse ainekava valmis ja on kogu selle töö logistika juures väga palju vaeva näinud ja muide, ega edaspidi kergemise olema kõik need teemad ära katta väärt õppejõudude ja loengupidajatega on omaette väga raske. Minu südamlikud tänud meie kooli õppejuhatajale Tiia Mikson. Ja meid on tervitama tulnud Jõgeva maavanem härra Viktor Svätušev. Head kohalvalijad, tänane päev on ja jääb kindlasti Põltsamaa ja Ida-Maakonna ajalukku. Aga ma tahaks näidata, et elu on tegelikult ju kiiresti edasi läinud. Kunagi oli kogu informatsioon siin ja see, mis siin peidus veel oli, seda ei teadnud keegi. Ja kui ta kuskil paberi peale sai, siis teda kaitsta oli võimalik siis paberi ärapeitmise teel või paberi ärapõletamise teel. Paraku kaasaja liigub informatsioon muul moel ja ka uued võtted, uued tehnoloogiad on, kuidas informatsiooni kirja pannakse ja informatsiooni säilitatakse ja ka kaitstakse. Seetõttu soovin kõigile õpilasperele ja õpetajatele nutikust uue õppesuuna arendamisel ja elluviimisel. Aitäh teile!
sõna saab Põltsamaa linnapea härra Jaan Aials. Austatud kõrged aukandjad, hea koolirahvas, head õpilased ja õppijad. Ma olen tegelikult ääretult uhke selle üle, et meil on olemas Põltsamaal just selline kool ja selliste juhtidega, õpetajate ja õppijatega. Ja ma olen ka uhke selle üle, et meil on oma Eesti riik ja et meil on olemas need inimesed, kui meil on ideid, kes tulevad ka sellisse kohta nagu Põltsamaa appi, et meid aidata, et aidata oma ideid ellu viia. Ideedega on alati nii, et neid võib olla palju. Ja neid ongi kohutavalt palju. Elluviijad on suhteliselt vähe, aga kui tahad ellu viia, siis peab olema palju abilisi. Ja nii see ring käib. Ma tänan Põltsamaa Ühisgümnaasiumi, ma tänan kõiki, kes aitasid seda, et me saame hakata Põltsamaal õpetama küberkaitset ja et kuivõrd see on veel natuke meie jaoks tundmatu maailm, siis aidake meid ikka natuke edasi, sest maailm muutub iga päevaga ja maailm ei ole sugugi alati sõbralik. Õnne ja rõõmu teile kõigile ja veel kord 1000 tänu. Aitäh! Ja oma tervitused annab edasi Haridusministeeriumi esindaja. Palun! Riigile. Minul on edasi anda üks keil, mille peal on siil, mis on selles maakonnas ilmselt üsna oluliselt märgilise tähendusena. Ja veel selle siili juurde käib üks ütelus, et iga üks on oma saatuse sepp. Ja eriti oluline on ju see, et mitte me ei mõtleks ennast väga palju headest asjadest, vaid ka teostaksime need. Ja tänane kokkusaamine on tegelikult seda väga hästi tõestab. Nii et meie poolt väga pikka iga sellele suunale ja koolile ja kõigile. Kas saalis istub keegi veel, kes soovib tervitada? Ei ole. Nii, läheme edasi noormeeste tervitusega ja siis anname sõna kaitseministrile, kes väga kannatlikult on oodanud peale tund aega, aga üks hetk veel.
tulevikus kohtume või on inimes meil igal ühel vaikselt südames ja kus on inimest me vajame, ilma inimeta ei teaks me, kes me oleme. Ma ütlen, kus on inimes, kas tulevikus kohtume või on inimes meil igal ühel vaikselt südames, kus on inimes. Ja mul on väga suur au sõna anda meie Eesti Vabariigi kaitseministrile härra Hannes Hanso. Palun. Lugupeetud kohalviibijad, Igali, Hili, maavanem linnapea koolidirektor Arula, Taimar, tere, ja nii edasi ja ennekõike muidugi õpilased siin koolis Põltsamaal. Teie ees seisab mees, kes esimest korda elus saatis e-maili 28-aastaselt. Aga inimesed on õppimisvõimelised ja minu meelest see ongi üks Eesti tugevustest. Me oleme innovatsioonile väga avatud. Me oleme avatud uutele lahendustele, tehnoloogiale. Ja väikese riigina suudame me asjadele maailmas, ma arvan, erakordselt kiiresti reageerida. Möödunud mais olles üheskoos meie väga IT-sõbraliku, IT-valdkonna sõbraliku president Toomas Hendrik Ilvesega koos Saksamaal riigivisiidil tuli korduvalt IT teema ka Saksamaal poliitikutega kohtudes jutuks. Ja muuhulgas, et Bundestagi liikmetele ja Saksa siis parlamentääridele Eesti edusamme selles küsimuses tutvustades, siis mina ütlesin, et sõbrad, olen olnud nüüd Eestis parlamendis 3-4 kuud, selleks ajaks maikuuks, ja ma olen andnud ainult ühe allkirja paberil, mille peale läksid Saksa Bundestagi liikmetel silmad suureks. See mees vist ei teegi üldse tööd. Aga kõik muud allkirjad panin mu loomulikult digitaalsel teel väliskomisjoni juhina ja neid tuli teha väga palju. Ja ainukene allkiri, mille ma pidin paberil panema, oli Riigikogu liikme vanne. Lähed Riigikogu ette, saad sulepea kätte, ennem noogutad presidendile, siis paned allkirja. Ja see ongi kõik. Ja minu meelest on see üsnagi palju tähenduslik. Palju tähenduslik selles mõttes, et me võib-olla siin Eestis koha peal ise ei saagi alati aru, kui arenenud me mingites küsimustes võrreldes ülejäänud maailmaga tegelikult oleme. IT-valdkond ja see, mida teie näiteks täna siin teete, teadaolevalt sellist küberkaitse õpet gümnaasiumi tasemel ei ole loomulikult olnud varem Eestis, aga teadaolevalt ei ole ka üheski naaberriigis. Nii et mina kaitseministrina järgmine kord minnes välismaale kohtumistele, seda tuleb mul teha praktiliselt iga nädal, tuleb teha ka homme. Ma küll kavatsen selle endale jutupunktidesse kuskile panna, kui tuleb kübervaldkond jutuks. Ja olles ise pärit Saaremaalt, siis ma juba tean, et Kuressaares üks gümnaasium vaatab natukene kadedusega teie poole praegu ja mõtleb, et aga, kui nad seda seal Põltsamaal saavad teha, siis me peaksime seal seda ka mujal saama teha. Nii et ma usun, et see eeskuju, mida te täna näitate, et räägiti, kui keeruline see tee siia oli, et õppeprogramm kokku panna ja kõik see. Ja ma usun, te olete ka selles mõttes teenäitajad, suunanäitajad. See on väga oluline asi, et kes lati suudab teatud kõrgusele tõsta, siis eestlaslikult iseloomulik on see, et järgmised tahavad sealt üle võtta. Nii et ma ei alahindaks seda sammu ja ei mõtleks siin selle päeva ja selle programmi kontekstis sugugi ainult Põltsamaale, ma mõtleks terve Eesti peale.
nii et see panus selles osas on kindlasti ääretult oluline. Aga nii harva, kui on võimalus sellise väärika audientsi ees esineda, siis ma tahaksin ka rääkida julgeoleku valdkonnast paari sõnaga laiemalt. See aeg, milles me elame, arvan, alati on ajad keerulised. Aga ka praegu on aeg erakordselt keeruline, et see maailm, milles me lootsime julgeoleku mõttes, kus me elame, selgus, et ka konventsionaalne sõda teiste meetoditega, hübriidsõda ja ka kindlasti kübersõda, et need on kõik asjad, mis on Euroopas ka täna võimalikud. See, mida, nagu siin juba nimetati, meie idanaaber on viimastel aastatel teinud, et siin ei ole enam erandeid, vaid tundub, et sellest on hakanud kujunema muster. 2008. aasta rünnakud või sõda Gruusiaga, millest jäi järele 2 sellist Gruusia küljest vägisi väevõimul ära võetud piirkonda, Lõuna-Osseetia, Abhaasia, nüüd Krimmi sündmused, sellele järgnenud Ida-Ukraina, Luhansk, Donetsk. Need kõik näitavad mulle väga selgelt ja ma loodan ka teistele Euroopa, NATO, läänemeelsete demokraatiat hindavate vaba ühiskonna esindajatele väga selgelt kätte, et kui me lootsime mingil perioodil, et aeg, kus meid ohustab sõda on läbi, siis reaalselt paraku nii see ei ole. Nii et väga fundamentaalsed muudatused on toimunud meie julgeoleku olukorras. Ja ma tõesti ka kaitseministrina tunnen erakordset uhkust selle üle, kuidas Eesti Vabariik on suutnud olukorrale reageerida. Võib-olla tuleb mõnele teist siin üllatusena, et on olnud päris palju aastaid, kus Eesti kaitsekulutused üksinda on suuremad kui Läti, Leedu omad kokku. See, et meil on ühiskondlik kokkulepe, konsensus, mida ausalt öelda avalikult ka isegi mitte ükski meie Riigikogus esindatud 6 erakonnast täna ei küsitle, ei pane küsimärgi alla. See, et me kulutame 2% oma sisemajanduse kogu produktist, see on ääretult tähtis. Sõnum mitte ainult Eesti sisse, vaid ka sõnum idapiiri taha ja kindlasti sõnum meie liitlastele, kes ka täna on füüsiliselt Eestis kohal sadades, 600–700 liitlasvägede sõdurit. Ja need summad, millest me räägime, mida me riigikaitsele laiemalt kulutame, täna on ikkagi märkimisväärsed. Järgmisel aastal 450 miljonit eurot. See ei ole väike raha. Kindlasti saaks kaitsele kulutada veel kõvasti rohkem. Ja, aga me panustame väga tõsiselt ikkagi nüüd tulejõu suurendamisse. Jalaväe abimasinad, mis järgmisel aastal hakkavad saabuma. Javelin tankitõrjesüsteemid, mis juba on saabumas. 3. põlvkond, ise käisin neid just üks päev vaatamas, paari päevaga on võimalik välja õppida. Nad on kergesti liigutatavad, mobiilsed ja ääretult kallid, aga see eest teevad asja ära. Tohutu investeerimine. Meie valdkond järgnevatel aastatel on kahtlemata Eesti Vabariigi kõige suurem hankija ja üldse. Nii et see töö, mida ühiskond igal tasandil peab tegema, mida teie noored peate tegema, kes ajateenistusse, kes Kaitseliitu, kes maksumaksjana, et see on tegelikult ääretult oluline panus. Ja ma saan aru, ka siin on olnud riigikaitse õpetus, üks kursustest või üks tundidest, mida te võtate. Väga hea, et riigikaitse ei ole ainult relvad, vaid on ka inimesed, kes ühiskonnas elavad. Seda nimetatakse laiapõhjaliseks riigikaitseks. Ja nüüd küberist veel paari sõnaga, et küberis ei ole enam väikest ja suurt. Tihti armastatakse meil öelda, et Eesti on nii väike riik. Jah, on väike. Aga näiteid ka hiljutisest maailma ajaloost, kus väike versus suur ja kübervõimekus ja selle osa kasutamine tegelikult on ka avalikult teada päris palju. Väga väikene Iisrael
arvatavasti suutis nurjata või väga paljudeks aastateks edasi lükata näiteks väga suure Iraani tuumaprogrammi. Seetõttu, et kübervõimekust kasutada lihtsalt pandi mingid tehnoloogiad valesti tööle. Et ka see siin, kui me tunneme enda suurimat julgeolekuohtu Venemaa näol, siis ma arvan, see on väga oluline, et meil oleks selline kahesuunaline täna küberkaitse, aga võib-olla ka teistsugused võimed. Et sellised asjad on olulised. Ja ka distants ei mängi enam mitte mingisugust rolli. Mõned päevad tagasi, eelmisel nädalal kohtusin Hispaanias õppuste käigus ka Hispaania kaitseministriga ja tuli jutuks NATO koostöö ohu hinnang, kust see tuleb, mis meid ohustab. Ka siis sellel kohtumisel me nentisime, et olgugi, et Eesti ja Hispaania on tähestiku järjekorras oleme kõrvad, aga füüsiliselt, geograafiliselt teineteisest kaugel, et tegelikult meid ohustavad täpselt samasugused asjad. Ja me peame mõistma ka, et meie julgeolek ei ole ühesuunaline täna. Me ainult tarbime, et kutsume liitlased siia, arendame enda kaitse võimekust. Me peame ka vastu midagi andma, et ka need küsimused, mis täna Lõuna-Euroopat ohustavad või Lõuna-Euroopas olulised on, me peame ka nende asjadega tegelema. Nii et koos Hispaania ministriga igatahes nentisime, mul on hea meel, et selline on ka tema seisukoht, et distantse enam ohu mõttes maailmas tegelikult ei ole. Nii et kübervaldkond selles võtmes on ääretult oluline. Sellest, mis tehnoloogia meil täna käes või taskus on, see on tegelikult päris hämmastav. Et kui 60-ndate lõpus ja 70-ndate alguses Ameerika Ühendriigid tegid oma kuu maandumisi, siis nendel kosmosesõidukitel, millega sinna mindi ja millega ära tuldi, oli peale vähem elektroonikat või vähem arenenud elektroonika kui mingi 2000-ndate aastate alguse Nokia mobiiltelefon. Et see samm, see hüpe, mida me oleme teinud maailmas selles küsimuses, see ei näita mingisugust pidurdamise märki, vastupidi, see areneb järjest kiiremini. Ja mida varem noored tulevik, inimesed sellega tegelema hakkavad, seda parem on. Ja ma arvan, te panete ennast ka selle õppega tegelikult. Ma tahaks julgustada ka järgnevatel aastatel noori sellega tegelema. Te panete ennast olukorda, kus teil juba koolist tulles on tegelikult väga erakordne nišivõimekus. See midagi, mis kui keegi vaatab 100 CV-d, siis seal on üks rida, mis paneb teid eraldi lahtrisse kuskile, eraldi kästi. See on väga oluline ka teie enda konkurentsivõime seisukohalt. Näiteks Kuressaares mul oli väga hea meel, ma alati julgustasin õpilasi, et seal on hiina keele kursus. Väga palju käivad lapsevanemad riigi lapsed taga, mis mul sellest päriselt kasu on. Tegelikult on see samasugune võimekus, on samasugune kogemus, teadmine mingitest asjadest, mis eristab sind kuidagi teistest ja mis on kindlasti vajalik, kui te mõtlete suudate. Nii et müts maha teie kooli ees, õpilaste ees, loomulikult mul erakordselt hea meel, et Kaitseliit on sellega algusest saadik seotud olnud. Täpselt nii peab ise olema, et rohujuure tasandilt jõuavad asjad sinna maale, kus need päriselt siis materialiseeruvad konkreetsete tegevuste näol. Nii et edu teile kõigile ja suur aitäh, et selle asjaga siin tegelete. Jõudu ja jaksu! Nii, head külalised, teie palun jääge aulasse. Meil on üks hea idee, me tahaksime teha teist kõigist pilti, et jääks üks ilus mälestus nendest külalistest, kes meil täna siin oli. Pärast seda, head külalised, olete oodatud nende uste taha, kus ootavad teid suupisted. Head õpilased, suur tänu teile, aitäh, ilusa ja lisaks ka käitumise eest ja homme näeme! Thank you.